Tere kõik armsad kodukandi sõbrad, arvake ära, kus me praegu oleme. See imeilus koht on Otepää lähistel selline küla nagu Pedajamäe küla. Ja tõepoolest siit avaneb selline suurepärane vaade kõik järvele ja põhjus, miks see ekraan siin üleval on loomulikult see, et tegemist on Järve kinoga, mida Pedajamäe siin korraldab juba, pisikesed kinohuvilised on juba väga aktiivselt kohal ja inimesi tuleb siia muudkui juurde, hoolimata sellest, et see on selle suve vist küll esimene selline suvine väike vihmakrabin, mis ja telkide peale sajab, aga igal juhul pingid on väljas, inimesed juba ootavad, nii et Järve kino sellel aastal saab toimuma. Külavanem Helena Jõgi, kuidas üldse see Järve kino mõte teil tuli, et te tegelikult olete ju mitu aastat juba proovinud Järve kino teha, aga eelmisel aastal vist tegi ilmadaat omad? Ka eelmisel aastal toimus, lihtsalt mingil hetkel, kui see suur torm peale tuli, lasime ekraani alla ja tehnika korra peitu, ootasime suure saju möödumise ja jätkasime filmi vaatamist. Kui kaua teie olete juba Pedajamäe elanik nii-öelda? Mina olen siin kogu elu elanud. Nii et põline kohalik. Mitmendat tulve kohalik. Miks on Pedajamäel hea elada? Siin on toredad inimesed. Nii tore loodus. Kui vaatate siin ringi, siis tegelikult on päris palju pisikesi lapsi, et teil on sellist, paistab, et teil seda muret ei ole, et ei ole noori peresid või ei ole Meil on just palju noori peresid, hästi palju väikesi lapsi ja igale oma üritusele me alati kaasame kõik oma lapsed just algusest peale arvestades ka näiteks matkade marsruute ja pikkusi, et jaksaksid ka kõige pisemad läbi teha selle, Kus see Järve kino mõte tuli? See ongi see, et meie külas on niimoodi, et noored inimesed hästi tihti saame kokku, käime koos ja lihtsalt sealt ükskord see hullus hakkas, et kuule, et miks me peaksime Tartusse minema kinno, teeme ise kino. Ja teeme kino seal nagu ilusas kohas kuskil mujal kui saalis või ruumis, et teeme Järve ääres. Kuidas te üldse neid filme leiate siia, et kuidas need filmid siia tulevad või kui palju selline kino näitamine ühele külale maksab? Me teeme koostööd kinobussiga. Esimestel aastatel muidugi kinobussi poisid käisid ka ise oma tehnika ja ekraaniga meile teda näitamas ja saame siiamaani nende käest filme. Aga siis me just mõtlesimegi, et teisest Eesti otsast ja tegelikult üüratu hinnaga, miks me ei võiks ise teha projekti ja liiderist saimegi raha oma ideele ja nüüd on meie külal endal olemas nii ekraan kui filmi näitamise tehnika. Nii et oleme seda ka välja hõiganud ja meil on palju sõpru ja me oleme käinud ka mujal kino näitamas Lõuna-Eestis just, et selline teenus on nüüd saadaval siinpool ka. Mis filme rahvas näha tahab? Filme. Kas täna tuleb, ma saan aru, siin linastub see Minu näoga onu? Ja suurematele on Minu näoga onu, enne seda on lastele Hollandi seiklusfilm Kood M. Et see on filmivalik on ka meil kuidagi niimoodi, et kuna meil on endal nii palju lapsi siin külas, siis nad on sellised enam ühe vanused, et kui me varem näitasime rohkem multikaid, siis nüüd on juba sellised suuremad filmid, suuremate laste filmid, mis huvi nagu pakuvad. Küsime laste käest ka, poisid, mida teie tahaksite, millist kino teie tahaksite näha? Kas see kino meeldib teile muidu või? Mina ei räägi midagi. Poisid on, ma saan aru, nii häbelikud, et keegi ei julge midagi öelda. Et aga kas küsite nagu ka rahva käest, et mida te tahate näha või? Meil on selline, ütleme, mingi selline aktiiv või kes nagu hästi palju igast üritusi korraldab ja eks me oleme ikka väikese sellise koosoleku vormis teinud mingisuguse valiku ja sealt siis omakorda valiku ja lõpuks jääb ikka, et suurt kaklust ei ole kunagi filmi valikuga olnud, et ikka on see mingi idee ja mis nagu sobib õhtusse vaatamisse ja... Ma saan aru, et see kinoõhtu pole lihtsalt mitte ainult kinoõhtu, vaid ka selline kohalikele selline kokkutulemine või väike selline nagu pidu. Et kui me talvel käime oma külarahvaga, vaatamata sellele, et ei ole ju ka meeletus metsas ei ela ja inimestel on autod olemas, me käime mitu korda aastas suure bussiga teatris külaga ja siis kino on meil suvel on siin Järve kino, aga tegelikult on meil ka kinokuur, kus siis sügisõhtuti ja vaatame siis filme, et kui iga nädal ei jõua, siis üle nädala kindlasti on meil üks filmiõhtu
ja rahvas tuleb kokku kas või tõesti, et ma olen seda filmi näinud, aga nii äge on, et noh, et niisama istun, miks mitte koos jälle uuesti vaadata. Kuidas üldse Pedajamäel elu on, et kas rahvast tuleb nagu juurde viimastel aastatel? Et kui meil eelmisel aastal Aastaküla konkursil osalesime ja hindamiskomisjon käis külas, siis ka kõige parema tahtmise juures mul ei olnud kusagilt niimoodi neid memmekesi tooli peale tuua kuhugile istuma, et noh, meil ei ole väga, et kõik on nii tragid ja noored inimesed ja tööinimesed, et jah, meil on noored inimesed. Kui tööst rääkida, siis kus rahvas tööl käib, et kas on töökohti ja ei ole siin sellist muret? Käivad Otepääl, käivad Tartus, Võrus, Tallinnas, aga nüüd võib selja taha vaadata, kuidas meile tuleb rattaga kinohuvilisi. Nemad tulevad kõik meie juurde kinno. Nii et rahvas igal juhul see ilm küll ei heiduta? Ei, absoluutselt, sest see on nii väike vihm ja noh, kõigil on öeldud ka, et kui peaks suuremaks ajuks minema, siis on suuremad telgid, kuhu alla pugeda, aga ei ole üldse küsimust. Rääkides nüüd sellest, et ega teil ei olegi niisugust pika traditsiooniga külakeskust, et see, kus me siin seisame, siis see ongi see koht, kus rahvas nagu koos armastab käia ja kõik teavad vist ka seda kohta kohalikud. Ikka teavad jah, ja meie külal tõesti ei ole ei seltsimaja, külamaja, külaplatsigi niisugust, nagu harjunud inimesed on nägema. Meil on iga talu on meil külamaja, et üritused käivadki niimoodi külakorda ja see on lihtsalt selline suurem mõnus teeäärne koht ja siin on hea seda kinoüritust läbi viia, et muidu jaanitulasid me oleme ka teinud taga sealt paar kilomeetrit ja päris metsa poole, et seal on hästi imeilus metsajärv, et selle kaldal oleme teinud ja erinevates kohtades ja erinevates kodudes, et kõik on alati. Et seekord ei ole minu juurde ju tulnud, nüüd teeme selle ürituse minu juures või kuskil niimoodi käib see arutelu alati. Vahva. Aga kuidas on, kas kohalik rahvas tuleb nagu hästi kaasa kõikide algatustega, mis küla nagu ette võtab või? Sa mõtled nüüd külaelanik? Loomulikult on külas inimesi, kes absoluutselt igal üritusel on ihu ja hingega kaasas ja on külas inimesi, kes ei tule ühelegi üritusele isegi mitte nagu pealt vaatama. See on kindlasti igal pool nii, et seal ei ole nagu midagi teha, aga suuremalt jaolt ikka ollakse huvilised, et kui ei saa nagu organiseerida, siis osa võtta ikka ja mina küll ei kurda, et ega üksinda sa sellist asja ei teegi, et ikka sul on meeskond selja taga ja külavanemaks olemine, Helena, kas on see raske selline töö või mida see töö endast üldse kujutab, et kas pead olema nii hingehoidja kui kõikide asjade teadja, psühholoog, jurist, kõike teadma? Peab ikka olema ja ütleme niimoodi, et ka teiste külavanematega koos üritustel käies, siis kindlasti on see fenomen, et mingil hetkel tekib selline väsimus. Et siis on nii hea, kui sul on see meeskond selja taga, kes ikkagi kuskile nokka pistab, ütleb, mis mõttes, et kuidas me nüüd seda ei tee, et ikka teeme ja et võtavad sult endalt veel koormust vähemaks, et me võime ise seda teha ja ma ajan ise selle asja korda ja et siis saab jälle, kui sa näed, et teised õhinaga teha tahavad, siis ei ole varianti. Miks on maal hea elada? Miks on maal hea elada? Maal on ilus elada. Minul on väga vedanud, et seal, kus on juured, et täitsa oma juurte juures saad elada ja see on väga oluline tegelikult. Kas muresid ka on? Muidu kogu aeg lehed kirjutavad, et maal on nii palju muresid ja ma küsin nagu otse sellist kõige otsesemast allikast, et kas Pedajamäel ka muresid on? Meil on, alati oleme üks suur mure, mis meil on, meie nii väga suur unistus on saada meie külani kergliiklusteed Otepääl, sest just nimelt see meie külast käib koolis lasteaias 15 last ja see jupike 2 kilomeetrit oleks igati teretulnud. Et see on meie murepunkt, aga kõik muud asjad on lahendatavad. Need asjad ei ole väga hull. Saame hakkama. Suur aitäh sulle ja soovime siis kõikidele toredatele väikestele ja suurtele Pedajamäe inimestele siin mõnusat kinoõhtut. Ma saan aru, et ega enam kaua oodata ei tule juba. Lapsed juba kogunevad. Lapsed juba kogunevad, lastefilm läheb käima ja siis tuleb täiskasvanute film otsa. Siis tuleb suurte film otsa. Kõige head ja mõnusat suve, aitäh kutsumast!